Head vaatajad, olemegi jõudnud Philippi kirja vaatluse viimase osa juurde, see on 5. osa ja see teksti osa on 4. peatükk 1-23. salmini. Ja siin on jäänud apostel Pauluse manitsused, tänud, tervitused, nagu see ikka kirja juurde kuulub. Ja kui me loeme, siis siin on nii öeldud. Niisiis mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja aupärg, püsige nõnda issandas armsad. Eoodiat ma keelitan ja Süntühjet ma keelitan mõtlema ühtmoodi issandas. Jah, ma palun ka sind, aus teekaaslane, võta oma hoolde need naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Clemensi ja mu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus. Kõigepealt, võiksin tähelepanu osutada, on see väljendus. Püsige nõnda issandas. See on üleskutse. Te olete erinevad inimesed, me kuuleme siin terve rida nimesi lausa isiklikult. Ühe nimede paari puhul me saime aru, et seal on 2 naise vahel mingisugused teemasi olnud, aga püsige nõnda issandas. Nii et kõik see, mis nüüd tuleb, uuesti vihje issandale ka ja selles püsimisele, seisma jäämisele, on seotud ka eelnevate sõnumitega. Jutt oli ju sellest ohust, mis läbi nende käsumeelsete kogudust oli tabanud. Nendest pettunutest, kes olid pettunud, et nii tore vend nagu Paulus nüüd korraga on vangis ja ei lähegi vangla uksed plaksti lahti, vaid see olukord ei ole nii rõõmus ja suurte väljavaadetega. Aga apostel Paulus on ikka rõõmus, kui ta kirjutab ja nüüd järgnevalt kirjutab ta ka nende rõõmu põhjustest kindlasti. Ja nende olukordade sees ta jagab ka nüüd ülesandeid. Jah, ma palun ka sind, aus teekaaslane, võta oma hoolde need naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Clemensi ja mu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus. Võta oma hoolde, aus teekaaslane. Kui me mõtleme praktilise koguduse elule, Philippis me ju täpselt kõiki neid inimesi nende kodus ei tunne, aga ta saadab kirja, aga nüüd sina võta need oma hoolde. Ja võt selline hoolitsev, tähelepanelik keskkond nende suhtes, kes on ausalt kristlikult elanud, kelle kohta ta ütleb, et nende nimed on kindlasti eluraamatus. Kord Mooses oli palunud, et kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Ja Daniel oli ütlenud, sel ajal päästetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat raamatuse kirjutatud. See on niisugune kristlikust vanast keelest pärit väljendus ja piiblis on sellel alus, et raamatusse kirjutatud. Ma mäletan oma nooruses oli selline vaidlus ja mis võib ka tänapäeval veel kesta. Et kas on nii, et kõik inimesed, kes sünnivad, on eluraamatus kirjas. Aga kui nad siis paha elu elavad, pattu teevad ja meelt ei parandu, siis nad kustutatakse sealt ära. Või on niimoodi, et keegi ei ole kirjas. Aga kui nad Kristuse vastu võtavad, kui nad hakkavad õiget elu elama, siis nad kirjutatakse alles sinna raamatusse. Et tegelikult kui piiblit hoolega lugeda ja mõelge selle üle edasi, et mõlemad variandid võib välja lugeda. Mõni on ütlen isegi, et kindlasti on 2 raamatut. Et üks on selline üldine register ja teine on siis selline uus register, mis on siis nendele, kes on armu alusel. Kuidas ta ka ei oleks, aga
meie, kes me oleme koos Kristusega, Paulus ütleb, et vaat need inimesed, kes on siin ausalt issandat järginud, et nad on seal ja hoolitsege nende eest. Ja siis ta teeb üleskutse rõõmule ja palvele. Olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Olge ikka rõõmsad issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad. See on niisugune loosung, mis meil on üsna palju kasutusel. Koguduse aastapäev näiteks, siis tore salm, olge rõõmsad issandas. Aga kui mõelda nüüd kogu selle olukorrale, kust Paulus kirjutab ja kellele ta kirjutab, siis see peab olema üks üleloomulik rõõmuallikas. See ei tulene mitte see rõõm sellest, et meil on kõik väga, väga hästi. Meie keskkond, meie ühiskond, meie vahendid, meie võimalused, majanduslikud, kõik on ülihead, vaid see on sügavalt issandast tulev rõõm, rõõmsad issandas. Ja see rõõm seob meid issand endaga, aga ka kaasusklikega. See paneb meid teenima, üksteist tähele panema. Ja see rõõm süvendab ka meie tahet jääda ustavaks, kuuluda issandale. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on ligidal. Et niisugune praktiline probleem. Et ka meil siin hakati ehitama maja otse meie harjumuspärase parkimisplatsi peale ja kuhu parkida. No koheselt tekivad probleemid naabritega. Et osa vendasi, õdesi, kes pargivad, ütlevad, et me peaksime ikka kõigega hästi ja leebelt läbi saama. Aga on teisi vendasi, kes ütlevad, et aga meil on ka õigused. Aga me peame ka kuskile saama ennast parkida oma autosi. Ja on kohe niisugused, ütleme nii, et mitte leebed. Õnneks peab ütlema, et siin minu koguduses, kus me siin kuulutame ja mida te näete, et siin valitseb ikka leebe õhkkond, et lõpuks oleme kõigi naabritega kokku leppinud, kus saab parkida ja kus ei saa. Aga vaadake, see võib tunda niisuguse vaga keelepruugine, leebe, mitte leebe, aga tegelikult selle taga on niisugune tugev vaimuliku küpsuse, mitte küpsuse teema. Ja küsimus ei ole lihtsalt, mõni on ju leebe oma loomult. Terve pere on kohe sündinud geneetiliselt leebeid. Ja teised on kõik sõjakad. Aga siin on need, kes on leebed issandas. Sellepärast leebed, et issand on neile ligidal. See issanda ligiolu on neid muutnud. Ja sellepärast, mitte geenide tõttu. Võib-olla enda vanemad on päris sõjakad ja niisugused väga tulised, aga nad on issanda läbi leebeks saanud. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Et on palved ja on anumised. Aga need vastanduvad siin murele. Ärge muretsege, vaid paluge, anuge. Kuulus pietismi üks esindajaid ütleb, et Pengel ütleb, et mure ja palve on nagu tuli ja vesi. Et nad ei kuulu kokku. Kui sa palvetad, siis sa enam ei muretse. Isegi kui see palve peaks mingid muresega väljendama, aga sa enam ei muretse, sest sa oled palvetanud. Ja anumine seal mõeldakse erilise eesmärgiga palvet. Palve võib olla ka üldisem, aga kui sel palve on eriline eesmärk, näiteks
palve haige pärast, siis võiks me ütleme anume, ütleme, et issand, tee ta terveks. Ja siis tuleb üks väljendus, mida me kasutame siin kirjas, mida me kasutame ka sageli lõpuõnnistusena. Me näeme, kuidas need tekstid saavad osaks meie Jumala teenistusest ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Me ütleme, hoidku meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Et seal, kus palve asendab muretsemise, seal saabub ka Jumala rahu. See on Jumala and, tuleb ka rahu. Ja see rahu on kõigest mõistusest, arusaamisest kõrgem. Ja see rahu hoiab meie mõtted ja südamed Kristuses Jeesuses. Et ka olukordades ma kaotasid töö või jäid haigeks või mingi kriis on perekonnas. Et sa võidki jääda sinna nende konfliktide küüsi. Aga kui sa palvetad, kaob muretsemine, tuleb rahu, tuleb ka see, et isegi kui see rahu on nagu imelik, et mõistus ka ei võta, miks ma rahul olen. Hing on rahul, aga ma usaldan Jumalat. Ja siis Paulus teeb veel ka üleskutse kõigest heast kinni hoida. See on üldiselt apostel Pauluse nagu idee, mis puudutab moraali, eetikat, käitumisnorme. Ta ütleb, et kõik hea. Viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Ja mis oli tol ajal siis selline maailmavaateliselt või elukäsitluselt selline vooruslik, mida oleks võinud kristlased ka eeskujuks võtta, arvestada, see oli stoitsislik maailmavaade, üsna levinud. Hilisemas stoitsismis on neid küll, kes eriti sõbralikud ka kristlaste vastu ei olnud, aga kuna see üldine arusaam oli selline, siis kristlikud autorid, kaasa arvatud Paulus, peab seda silmas, et see on seda vooruslikkust on ka väljaspool. See on teatud ühiskonna standard, mis on tõesti hea. Seda tuleks arvestada, võtta eeskujuks. Kui me täna võtame nii, mis see võiks olla? Väga sügav teema on inimõiguste teema või loodusesse suhtumise teema, ökoloogiline selline elutunnetus. Peab ütlema, et ka sellises, me näeme, et täiesti ilmalikud inimesed ka ahistamisteema puhul, näiteks MeToo liikumises, et nad tegelikult küll täiesti ilmalikel põhjustel, aga tajuvad midagi, et ei saa, kuskil on piirid, kuskil on auväärsus, millest tuleks kinni pidada. Seda enam meie kristlastena, Paulus ütleks, peaksime ka seda arvestama. Et see ei ole nii, et nemad paganad teevad, mis nad teevad, aga me elame nagu täiesti mingis oma mullis. Eirame kõike seda. Ja nii me leiame siis nagu väga palju seda, mis on siin nagu asjalikku, juhendlik, tänu koguduse Anni eest on lõpuks veel põhjalik siin, mille Paulus toob. Ja kui me seda kõike loeme koos tervituste ja õnnistussoovidega, mis tulevad, siis me saame aru, et see kiri tõesti on hea. Ja kui te nüüd küsite siin lõpus, et mis siis mind kõige rohkem puudutas selle kirja juures, kui ma noor ustik olin, siis see Pauluse väljendus, et kus ta ütleb, ma ei ole veel kätte saanud seda, mille pärast mind Kristus on kutsunud. Ma ei ole veel kätte saanud, et veel on arengumaad. Ja kui ma ka täna loen seda kirja, siis ma pean samamoodi ütlema, et siin on nii palju ilu, nii palju sügavust. Et ma pean ütlema, et ei ole veel kõike kätte saanud. Veel Joosep Tammo, 68 aastat vana,
veel on arengu ja kasvumaad. Aga mõtlemiseks siiski väike kodutöö ka, et millised üleskutseid ja manitlusi vajaks sinu kogudus? Mida me võime Pauluselt manitsemise osas õppida? Mis mõttes on Jumala rahu inimese mõistusest ülem? Mis on kaasa ühiskonnas see hea ja vooruslik, millest peaksime koguduses ka kinni hoidma? Mille eest sina oma kogudusele mõeldes Jumalat tänaksid? Mõtleme ja teenime Issandat. Aamen.